Kas AI jah võtaks nagu teie tööd üle? Kas see on võimalik? Meditsiinis ma arvan, see ei ole võimalik. Ei ole keelised oskused päris tähtsad. Vahepeal oli mingi jutt, et kirurgid asendatakse robotitega. Ei, ma arvan, see ei ole võimalik, kuna operatsiooni käigus võib näiteks juhtuda situatsioon, kus on vaja nagu inimest elustada ja kui ei ole nagu juures inimest, kes oskab seda teha, kuidas robot hakkab nagu kõik need monitorid, masinad, lihtsalt selleks, et töö oleks nagu natukene lihtsam. Ma iski ei kujuta ette, mis võiks olla tehisintellekti roll meditsiinis. Kas ja kui palju kasutad sina koolitööde tegemiseks AI-d? Päris palju tegelikult, jah. Väga palju. Praktiliselt iga päev selles suhtes. Mis aladel? Oleneb, mida ma teen. Kui kodeerin õhtul, siis kasutan seal. Kui autodega tegelen, siis otsin sealt infot. Üritan nii vähe kui võimalik, et kõik esseed või kirjandid kirjutan ise, kõik kunstitööd teen ise, päris vähe. Üldse ei kasuta põhimõtte pärast, sellepärast, et see on keskkonnale halb praeguses seisus ja sellega tehakse nii palju lollusi. Ülikoolis meil on olnud loeng, kus me üritasime küsida talt küsimusi ja sealt tuleb nii palju, eriti keeleteadusest tuleb välja nii palju ühiskondlikke kalduvusi nagu rassism või seksism, et kuna see sülitab täpselt seda välja, mida nagu keskmine inimene ütleks, et siis see teadustöös minu jaoks ei ole väga kasulik, aga võib-olla mingid muud keelemudelid, millele ei toideta kõike, vaid millele toidetakse mingid nagu läbivaadatud materjale, võib-olla see võiks kunagi tulevikus kasulik olla. Väga palju. Kas ilma saaks hakkama juba koolis täna? Jah, loodata. Kodutööd näiteks teed AI-ga? Ei, kui seal on rasked projektid, ma panen vähemalt fundamendid, struktuurid juba, et AI tegi minu jaoks. Pärast ise kirjutan juba. Kui õpin, siis ikka kasutan, et ma arvan mõõdukalt. Mida sa õpid, kui õppisida? No ma hetkel lõpetasin gümnaasiumi ja nüüd lähen sügisel TalTechi ehitusjuhtimist ja ehituste projekteerimist õppima. Tubli. Ma peaks selle kohta hoopis küsima. Miks sa valisid ehitusjuhtimise siis, jah? Sest mul on matemaatika olnud üks tugevamaid aineid alati kooli ajal ja ehitus tundub mulle põnev.